Alati olnud on ainult Jumal, aga kõik ülejäänu Jumal lõi, aga igale inimesele on antud üks ja igavene elu. Sellest hetkest, kui meid loodi meie emajus, pandi meie sisse igavik. Kui meie sisse pandi igavik, siis järelikult eksisteerime igavesti. Kindlasti pole kõik inimesed õnnistuseks meile meie elus. Ühed on õnnistuseks, teised on läbikatsumiseks, kolmandad karistuseks, osadele oleme ise saadetud mingil eesmärgil. Väga raske on elada Jumalata siin kurjas maailmas, sest surm varitseb kõikjal, kuid siiski on õnn teada, et keegi ei sure ilma Jumala loata. See on õnneks tema kontrolli all, millal keegi lahkub. Depressioon võib olla patu tagajärg. Kui inimese elus on mingisugune patt ja ta ei taha või ei suuda sellest loobuda, siis patt tabab meid kurjale ja oleme kaitsetud. Sellepärast on ka see kirjakoht puuduliku puhastuse hädaohtlikkusest, see on täiesti reaalne asi. Sa kas oled usklik täiesti või oled sa kuradi oma, muid võimalusi pole ja selge see, et usklikke rünnatakse vaimselt rohkem. Uskmatud on pimeduses nagunii, neid polegi vaja rünnata seni, kui nad on uskmatud. Aga muidugi neid rünnatakse ka, aga teistel eesmärkidel, kõigepealt, et varjata nende eest tõde Jumalast ja seejärel nad ootamatult hukata, et neil poleks pääsemist. Depressiooni ei saa ravida rohtudega, sest hinge ei saa ravida rohtudega, vaid hinge saab tervendada vaid Jumal, kuna Jumal ise on vaim, venekeelses tõlkes tuh ehk ka hing. Vene keeles hing on turha. Kas mulle on vahet, kas mind juhib Jumala juurde mees või naine? Võtame kas või näite tavaelust, kus on poolik perekond ja naine üksi kasvatab lapsi. Kas ta peaks jätma lapsed kasvatamata, et tegelik perekonnapea puudub ja et tema peab täitma nii mehe kui naise rolli? Sel juhul variseks kõik kokku. See pole muidugi hea näide, aga paratamatus on see, et olukordade sunnil on naised sunnitud võtma ohjad oma kätte. Ja kui naisel on indu teenida Jumalat, kas Jumal keelaks seda? Peaasi on, et töö, mis on vaja ära teha, saaks tehtud. Jumala armastuse seisukohalt ei näe ma vahet. Tähtis on õpetada vaid õieti evangeeliumi. Jumal ei keela sul uskuda, mida sa tahad uskuda, kuid tagajärgede eest sa vastutad ise. Jeesus on kogu ristiusu alus, sest nimi Jumal on levinud, aga selle all mõtlevad väga paljud erinevaid jumalaid, kes polegi jumalad. Terve piibel on Jumala püha sõna. Kui ta seda poleks, siis küll Jumal ilmutaks seda, aga siiani pole seda juhtunud, aga küll on juhtunud see, et piibel on säilinud ja Jumala imed sünnivad üle maailma. Jumal on andnud Jeesusele nime üle nimede, et iga keel tunnistaks, et Jeesus on issand ja mitte keegi muu ei saa Jumala juurde muidu, kui Jeesuse kaudu. Jumal ei jäta Jeesus kõrvale oma tegudest, Jeesus on ainus tee Jumala juurde. See tähendab seda, et Jeesus on vaemees Jumala ja inimese vahel ja Jeesus on see, kelle läbi me patud andeks saame. Kõik, kes on Jeesuse vastu, on Jumala vastu. Jeesus on tehtud vaemeheks Jumala ja inimese vahel. Ja vahemees ta saab olla vaid sellepärast, et tal on selleks volitused ja volitused on seepärast, et tema oli see süütu tal, kes suri meie kõigi eest ja süütu sai ta olla vaid sellepärast, et ta on Jumalaga üks ja Jumalaga üks olla saab ta nii, et ta on ise Jumal. Ühegi inimese kohta pole öeldud, et ta on Jumalaga üks, inimene ei saagi seda olla, aga Jeesus sai, sest Jeesus on Jumal ja on oma isaga üks, temal oli Jumalas ülesanne lunastada maailm. Ühelegi inimesele ei saa seda ülesannet anda, aga Jeesusele sai, sest Jeesus sündis Jumalast. Maarja sai ju käima peale pühast vaimust, mitte inimesest. Maarja ei saanud Jumalaga üheks, vaid Jeesus sündis pühast vaimust. Neitsi Maarja jäi lapseootele ja Maarja oli vaid Jeesuse ilmale tooja. Jeesus ei sündinud mehe ja naise vahekorrast, sest ta polnud inimene selle tavalises mõttes,
vaid Jumala kuju ja täielikult püha ja ilma patuta. Jeesus ei sündinud patuse inimese vahekorrast Jumalaga, vaid Jeesus sündis Jumala pühast vaimust, sest ta on ise Jumal. Ilma patte andestamata ei või sa õigeks saada Jumala ees, sest midagi ebapuhast ei või saada Jumala riiki. Jumal ei anna niisama andeks, vaid karistab patu eest. Täna, kui me palume Jumalalt andestust, siis antakse meile andeks vaid Jeesuse pärast. Kuidas sa seletaks näiteks kurja lubamist, mis maailmas sünnib? Kas pead tõesti Jumalat nii viletsaks või nii kurjaks, et ta seda kõigepealt vaataks ilma karistamata? Aga vastus on see, et me elame armuajas ja Kristuse armust ja ainult tänu sellele oleme elus ja Jumal ootab kannatlikult, et me selle armu vastu võtaks, kuid ta ei oota igavesti. Miks on Jumala karistused meie ajal tulnud just nendele maadele rohkem, kus on teenitud ebajumalaid, näiteks Tšetšeenia, Afganistan, Iraak? Jumal lasi vaid hävitada need, kes teenisid ebajumalaid, aga tõelise Jumala teenijad said alati sõjas võidu koos Jumalaga. Vanas testamendis oli nii, et Jumal karistas mõne rahva kaudu, aga pärast ta karistas ka seda, kes oli karistanud. Siin on nii tiedad seosed igal asjal, üks sündmus mõjutab teist. Isegi kui sina elad õieti ja sind ei karistata ajalikus elus, siis miks Jumal ei karista ülejäänuid, kes iga päev Jumalale näkku sülitavad, abielu rikuvad ja igasugu muid patte teevad? Nad ei tunnista iial Jumalat ja naeravad selle jutu peale, kui neile rääkida Jumalas. Ja neid on väga palju. Miks Jumal vanasti karistas ja nüüd enam mitte? Jumal ei talu kunagi kurja, ei talunud seda ennem ega talu ka nüüd. Enne Jeesuse sündi, kui rikuti käsku, läks halvasti ja väga halvasti. Sageli olid sõjad, kus hukkus palju inimesi ja olid suured kaotused. Nüüd aga ei lähe nii. Isegi kui inimene räägib Jumalast, ei tea mida ja teeb igasugu ülekohut. Mingil määral läheb, aga mitte selle seaduse järgi, mis Jumal on määranud ajal patustajale. Miks see nii on? Räägime konkreetselt meie ajast, miks Jumal lubab ülekohut ja kannatab meie patte. Miks abielurikkijad ja muud ei saa karistada, kui nad ei kaetse oma tegusid, miks neid kividega surnuks ei visata? Miks üle maa on ebajumala kummardamine väga levinud, kuid Jumal pole neid karistanud ega hävitanud? See on tänu Jeesusele, sest tema juba suri meie pattude eest ja igaüks, kes meid parandab ja usub, et Jeesus tema eest suri, sellel on igavene elu. On üks Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Poeg istumas Isa paremal käel ja Püha Vaim, kes neist mõlemast lähtub. Jumal on asetanud Poja endaga samale kõrgusele Jeesuse lunastustöö pärast. Nemad on üks. Saatan on see maapealne Jumal, kes eksitab paljusid rahvaid ja kes loob inimestele edajumalaid. Sa võid kummardada ka puud või lille või pilti, ega see, et sa teda Jumalaks nimetad, ei tee teda veel päris Jumalaks. Jumal ütleb, et sul ei tohi olla ühtki Jumalat minu palge kõrval. Ega see ikka pole nii, et loome ükskõik mis usu ja siis veel teeme oma Jumala ka ja siis veel ütleme, et kuidas sa tohid mind solvata minu usu pärast. Kui sina moonutad Jumala tõde, siis sina solvad Jumalat ja mitte ainult ei solva. Mitte keegi ei pea austama sinu usku sellepärast, et sina ütled endal olevat Jumala, kuid see usk pole see, mida õpetab Piibel. Tegelikult sul pole siis Jumalat. Meie ei pea kaasa nookutama valele ja Jumala tõde me väänata ei lase.